Mina olen Allard Kerves, olen vabatahtlik merepäästja olnud juba 10 aastat ja viimased 8 aastat olen seda Hiiumaa Vabatahtliku Merepääste Seltsiga juhtinud. Hiiumaa Vabatahtlikus Merepääste Seltsis on 56 liiget, kellest hetkel 20 on vabatahtlikud merepäästjad, kes saavad sündmustele reageerida. Sel aastal meil ei ole veel olnud väljakutseid, aga eelmine aasta oli meil näiteks 5 väljakutset. Vabatahtlikuks merepäästjaks hakkamine ei tähenda seda, et sa istudki pidevalt sadamas ja ootad telefonikõne, et kuhugi reageerida. Väga oluline suur osa on ka ennetustööl. Noored lapsed, kes veel ei ole jõudnud meretegevuste juurde, ja samas kalurid, surfarid, et ka nendega eraldi tegeleme. Kui sa vette kukud, siis päästevest hoiab sind soojas ja see hoiab sind vee peal. Ennetustööd me teeme väga palju lastega. Näiteks kuidas tehti lastele siin jääaugukoolitus, et lapsed said endale kuivülikonnad selga, siis mindi jääle, lõhuti auk ja siis lapsed said proovida, et mis tunne on olla jääaugus ja kuidas sealt välja saab. Kui sa oled merehädas, siis karjuda väga ei saa, siis saab seda vilet puhuda. Olen päästnud ühe elu. See oli oktoobri lõpus. Meri oli juba külm, oli väga tormine ja meie enda alusega ei pääsenud sinna ligi. Pidin ujuma ise laiule. Saime kõik paadi peale, tulime kiirustades kaldale ja andsime kiirabile nad üle. Et väga palju varuaega seal enam ei olnud. Inimesed võiksidki vabatahtlikuks merepäästjaks hakata, et omandada need oskused ja teadmised ja anda neid lihtsalt edasi teistele. Et vee peal on kõik võrdsed ja igale ühele, hoolimata sellest, kas sa oled mees või naine, sinu tugevamatele külgedele leiab alati rakenduse. Tihtipeale on see, et kui jõudu võib-olla jääb natuke vähemaks, mida võib eeldada, et merel on vaja, siis nõuga saab palju rohkem lahendatud. Kui meie tavalised inimesed meie ümber omandavad siis teadmised ja oskused teiste aitamiseks, siis see ongi ju laiapindne riigikaitse.